Täna tahaks siis natuke rääkida sellest Kodutohtri ajakirjast. Jagan siin enda lugu ja pealkiri on siis Oled ise enda number 1. Praegu see muidugi on siin peegelpildis. Ja mul oli siis hea võimalus jagada siin enda lugu ja ma võtsin nagu sellest pakkumisest kinni, et miks mitte. Ja millest ma siin siis räägin on see, et kunagi olid mul ärevushood, mul oli depressioon, ma olen tablette krõbistanud ja mul oligi ärevus niimoodi, et mul oli tegelikult hästi tihti. Ja no see ei olnud tegelikult tore, ausalt ka see ei olnud tore. Ja täna ma saan aru, et nagu mitte keegi ei pea kannatama nende küüsis. Et tihtilugu me arvamegi, et meil on mingisugune, ma ei tea, kõrvalekalle, ütleme siis niiviisi, ja meil on midagi viga. Tegelikult meil ei ole mitte midagi viga. See kõrvalekalle on lihtsalt nii-öelda tagajärg, millegi tagajärg. Aga kui ära lahendada nüüd see, mille tagajärg see on, siis tegelikult see haihtub, et mina ka võtsin antidepressante, jätsin need mingi aeg järele ja mul tuli depressioon ja ärevuse hood tagasi ja ma hakkasin mõtlema, et mis mõttes, et see ei saa olla nii, et inimene terve eluaeg siis krõbistab nagu tablette. Et selles loos, selles Kodutohtri ajakirjas ma siis natukene räägin sellest, et kuidas mul täpselt oli ja kuidas ma siis nagu sellest üle sain, et avastasin enda jaoks erinevad teraapiad ja lihtsalt niimoodi kihi haaval siis tegelikult mis tekitas selle tagajärje ehk siis need ärevushood, siis erinevate teraapiatega need kohad nagu justkui ära tervendama. Ehk siis täna ma saan aru, et mitte keegi ei pea piinlema selliste kõrvalekallete käes, ükskõik mis tahes see ei ole, et mõnikord see tablett on sellel hetkel, ta on elupäästev ja ta on vajalik. Ja ma ei ütle ka, et neid peaks täielikult nagu võib-olla ära jätma, et mõnikord see on kõige kiirem lahendus. Aga samal ajal on hästi oluline paralleelselt, ehk siis tegelikult üpriski kohe vaatlema, et okei, mul on selline olukord. Tegelikult minuga ei ole mitte midagi viga. Minuga ei ole midagi valesti, vaid lihtsalt mingid asjad tuleb ära lahendada. Ja just see vastutuse võtmine, et okei, mida ma saaksin siis teha, kuhu ma saaksin pöörduda. Ja minu puhul oligi siis, siin ajakirjas ka jagan sellised sügavad tervendavad teraapiad, ehk siis konstellatsiooniteraapia, regressiooniteraapia ehk siis sisemise minapildi korrastus, sisemise lapse tervendus, kallistusteraapia, nimetaks veel tegelikult rännakuteraapiat, erinevad hingamispraktikad, süvahingamine näiteks. Need teraapiad, mis tegelikult mõjuvad närvisüsteemile hästi tervendavalt ja rahustavalt ja aitavad leida üles siis neid juurpõhjuseid. Sest et inimestena me korjame teiste emotsioone, peidame hästi palju asju vaiba alla, võtame kõike liialt tõsiselt südamesse ja need emotsioonid jäävad meie sisse. Ja need kuhjuvad ja kuhjuvad ja kuhjuvad, lisaks see surve, see väline surve, et sa pead olema keegi, sinult oodatakse, et sa oled just täpselt selline. Ja neid ootusi ja lootusi seatakse meile väljast poolt nii palju ja pluss veel me ise seame endale väga palju ootusi, kõrgeid nõudmisi, et kui ma nüüd ei täida neid iseenda seatud asju, siis ma olen läbi kukkunud. Ja see surve, mida me kogu aeg endale peale paneme, lihtsalt meie füüsiline ja vaimne keha tegelikult ei jaksa selle survega pihta hakata. Meie kehad on tegelikult disainitud olema kerguses, rõõmus ja rahuseisundis. Et kui see kõrvalekalle on liiga pikaajaline, siis füüsiline tervis hakkab kannatama. Meil tulevad erinevad sümptomid, ärevus, stress, paanikahood. Ja nii kaua need jäävad korduma, kui tegelikult ei ole ära tuvastatud seda juurpõhjust ja ära lahendatud. Ja mina ka mitu aastat siis võitlesin nendega, nii-öelda ja ma võitlesin nendega.
ma arvasin, et mul on midagi viga ja ma pean need alla suruma, ma pean nendest lahti saama, aga tegelikult see oli justkui minu keha sõnum, et see on tegelikult juba tagajärg, see on tagajärg. Ehk siis ma hea meelega jagaksin enda lugu veel kuskil ajakirjas, miks mitte, et see on minu esimene selline avalik nii-öelda ülestunnistus, et mul on sellised olukorrad eluteel olnud, millega ma olen pidanud siis nagu rinda pistma. Aga ma julgustan teisi ka rääkima tegelikult enda emotsionaalsest seisundist, sest see on tegelikult oluline, me ei pea seda enam peitma, me ei pea seda varjama ja tänapäeval on tegelikult nii palju erinevaid teraapiaid, mille abil saab need kohad ära tervendada. Ja see on tegelikult maagiline. Ja minul olid need muidugi juba mitu aastat tagasi see olukord, et tagantjärele on ikka ju hea öelda, et mul oli see, mul oli too ja ma tulin sellest üle. Aga kui me oleme selle keskel, me ei taha mitte kellelegi öelda, sest me tahame olla need tublid ja nunnud ja tragid ja meil peab ju olema kõik hästi ja meil peab olema tervis korras ja et keegi ei taha tunnistada, aga oluline on kas või kellegi käest abi küsida ja märgata, et minuga ei ole kõik korras, sinuga ei ole midagi lahti, sinuga ei ole midagi valesti, aga lihtsalt see tasakaal on paigast ära läinud. Ja nüüd, et kuidas seda tasakaalu siis tagasi paika saada, et keha oleks rahuseisundis kogu aeg. Ja ma kindlasti julgustan ja soovitan, nagu kõike tegelikult saab ära tervendada, et kõige esimene samm on see märkamine, et ma vajan abi ja see endale tunnistamine, et ma vajan abi. Et juba sellest hetkest tegelikult hakkab kõik minema nagu justkui sellises õiges suunas, õiged inimesed satuvad su teele, õiged teraapiad, hakkad rääkima, et kuulge, kas keegi oskab mind aidata ja siis on palju lihtsam. Nii et ära jäta üksi ennast. Ära jäta üksi.